Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Tere kõigile, mina olen päris jõuluvana ja sertifikaadiga ja puha ja praegu ajad ei ole kõige paremad ja teise endale kingid sebima. Soovitan sokisahtlist. Ho, ho. Tere taas teie silmadesse ja kõrvadesse ja meie siin Anuga mõnuleme erinevate heade asjade keskel nagu glögid ja šampanja otse loomulikult ja naudime neid kirju, mida teie olete meile kirjutanud, et veeta oma mõtetes ja tunnetes teiega koos aega. Meil on lõputu pidu. Meil on lõputu pidu. Me paneme jaanuari lõpuni välja. Just, et me ei lahku stuudiost. Meil on toonud siia kõik suurepärased panetooned ja igasugused muud snäkid. Me saame siin lõputult lobiseda, et väga tore, et te olete meiega sellel matkal kaasas. Ja mina viskasin selga pidžaama, sellepärast ma tahan pidut mugavamalt ennast tunda. Ma olen kihutanud ringi ainult sädelevates glitrites ja outfittides ja mul on Ohoo outletist riided. Selle kohta saadeti mulle eraldi küsimus, et eelmise saate outfit väga meeldis kellelegi ja uuriti selle kohta täpsemalt, siis tõepoolest Ohoo outlet on selline koht, kus sa võid minna ja seal ole praktiliselt mitte ühtegi ühesugust riideesend. Et naised, kes siis kardavad seda kõige rohkem, et mingil peol või tänaval või seltskonnas tuleb samasuguse kostüümiga naisterahvas ka peole, siis seda ohtu sealt riideid valides tõepoolest ei ole. Ja seal on ka üks huvitav komponent, seal on ka väga kalleid riideid ja väga odavaid riideid ja siis seal tehakse mingeid kampaaniaid, et saad vahepeal 5 euroseid riideid ja ma vaatasin ka wow. Kusjuures ma käin seal küll neid riideid läänutamas, aga ma olen selline karvik miisu, ahne kiisu, kes siis leidsin sealt ülilahedad sõõrmikud, kus olid siis selline karv jooksis siiamaani nagu pikalt hästi lahedad, ostsin 2 paari veel pruunid ja mustad ja ühed andsin veel emale ja nüüd mõtlesin, et annan emale, et nagu nii, et kui ma lähen uuesti riidid läänutama, et siis ostan endale ka läinud. Vaat, et see on väga popp koht. Ja siis meil on veel nöpsik siin. Tema ei lahku. Tema jääbki meiega nüüd. Ja meil on igavesed jõulud. Ja me oleme nagu selles Frozeni multifilmi Elsa ja Anna. Meil on põder Sven. Ja meie jäime jõulumaale nüüd. Et niimoodi see kahjuks või õnneks on. Et ma pean natuke nostalgitsema sellepärast, et ma ei tea, kas see on hea või halb, aga vanasti mulle tohutult meeldis see, et kujutad, et me räägime niimoodi, aga vanasti, siis kui mina noor olin, et meil olid ju mitmed jõulud Eestis ka me tähistasime, et olid nagu siis need Eesti jõulud ja siis ma mäletan, et oli ju kas jõulukuuski olnud ka poolde jaanuari Raekoja platsis
püsti sellepärast, et ikkagi ka vene rahvusest inimesed tähistasid jõule ja tuli siis Venemaalt inimesi ja turiste hästi palju käis ja siis meie kohalikud venelased loomulikult ja see jõuluturg oli jah, pikalt lahti ja minu meelest see nagu sobis sellesse talve meeleolu, eriti kui on lund, et minu pärast ta võiks olla seal kuni see laat või nii-öelda see, nimi ei pea olema isegi jõuluturg, muidu võiks talveturg olla, kuni siis selle hetkeni, kuni lumi ära hakkab sulama. Et seda ma natukene igatsen, et see on kuidagi annab sellist särtsu sellisesse pimedasse aega, aga see on läinud ja nüüd nad panevad minu meelest, ma võin nüüd eksida, klopsivad kohe hästi ruttu, vist on aastavahetuse korraks või eelmine aasta isegi vist ei oldud nõus, ma võin praegu eksida, ärge pange tähele, ma olen natukene šampanjat joonud ja siis Vana-Tallinna glögi ka, et nad panid jube klõpsti kinni ja ma ei mäleta isegi vist ka aastavahetuseks, et ei tuleks seda möllu ja kära või oli ikkagi inimesi nii vähe ja need ei tulnud sinna seda aastavahetust tähistama. Midagi väga kurba oli või siis pandi kohe 1. jaanuaril tehti maapuhtaks. Hästi ruttu pandi ta see oli kurb. Jah, et see tegelikult ju paljud turistid tulevad sellepärast ka vanalinna, et ei teagi ju täpselt, kust see esimene jõulukuusk on tulnud, et kas see on tulnud Saksamaalt või on tulnud Tallinnast ja kus see martsipan siis on tulnud, et kas ta on ka Tallinnast, et see jõuluteema ju sobib tegelikult vanalinna ja Saksamaal olen ma sattunud ühte linna keset suve jõulupoodi ja ma olin täiesti sügavas hämmingus, kus seal oli nagu jaapanlasi, kes ostsid kokku tohutute kilode kaupa ehteid, need olid tol hetkel markades, mingi 20-30 marka klaasist puhutud jõuluehted ja siis sa võisid nagu keset kõige palavamat suveilma sellises tohutus nagu jõulumeeleolus seal üherdada, mis oli nagu erakordselt nunnu, kõik jõuluehted, mis pähe tuleb, kirjutusmasin. Meil on Tallinnas ka samasugune, on ju Šiši, sealt, kus meie nöpsiki tuleb. Et kui sa astud minu meelest sinna sisse ka suvel, siis sa võid ka sealt leida jõuluehteid kollektsionäärid, et meie oleme juba jõudnud perega nii kaugele, et neid ehteid on nii palju, et me ei osta igasuguseid suvalisi ehteid. Üks aasta me vist tegime isegi sellise kinkide traditsiooni, et kingime üksteisele aga väga erilise jõuluehte. Ja siis ma mäletan, et kuna ma kogun selliseid vanaaegseid jõuluehteid on ju, siis ma palusin, et mulle otsitakse mingi eriline ja mis ka leiti ja me kinkisime siis üksteisele ja ma hakkasin neid ka juba poolest suvest otsima erinevatest linnadest, et see oli hästi lahe ja hästi meeleolukas, kui ka üks avas oma pakikese ja sealt vupsas välja mingi ehe ja ma mäletan, et ikkagi me oleme varem ka kinkinud üksteisele jõuluehteid üksikuid, et see puu nagu kattuks rohkem ja rohkem nende ehetega ja mingid konkreetsed ehted, mis mulle meenutavad teatud aastat. Ma tean, et et sel aastal me olime hoopis seal Lapimaal ja siis toimus ja need asjad ja siis ma vaatan, mulle väike Eskimo on sealt kaasa võetud või mingid sellised asjad, et need emotsioonid meeldivad mulle isegi rohkem, kui et osta see kuusk ja siis minna kähku rahmima ja osta mingi ports jõuluehteid kokku ja et iga aasta uus kollektsioon, mis on kõige trendikam. Et seda ma ei tee, aga Šišil näiteks on selline traditsioon, et on vahel on musta kuusega jõulud ja siis on valged jõulud ja punased ja sellised teemad on, igal aastal on minule on tohutult need meeldinud, ma alati käin Nigulistes vaatamas seda nii-öelda nende trendikuuske, sest mitmetes maailma linnades on ju tegelikult see tohutu pidupäev, kus need vaateaknad ja need jõulukaunistused pannakse välja, inimesed jalutavad, et see on ka juba nagu selline pühade aja algus ja minu arvates see Niguliste kuuse avamine Šišil on ka seotud sellega, et varem üks laps laulis poistekooris, siis oli alati see kontsert seal,
mis oli imeline, sa said vaadata ja nautida seda, sest ma mäletan, et kas oli Eesti Vabariigi 100. sünnipäev, kui neil oli sinimustvalge kollektsioon selliste vabariigi lipukestega. Mina kogu aeg lapsena vaatasin Pullerbi raamatuid ja mõtlesin, et huvitav, et kas meil lipukestega ka tulevad kunagi, eks ole. Ja seal on nagu müstilisi kollektsioone olnud, pealuud on meil pärit sealt. Seal olid suured kitsed ja põdrad olid üks aasta rippusid kuuskede küljes, ma mäletan. Üks kord oli kärbseseened olid minu arvates. Ja siis olid üks aasta olid sellised nõukogude näärid, kus olid nagu kuute värvi, umbes sellised kuulid nagu seal praegu. Et tegelikult. Ja mis mind hämmastab Tallinnas näiteks on see, mida, mis me nüüd sinna jõuludesse kinni jäime, mingi nostalgia laks on meil. Et mina käin ikka korra jõulude ajal ka Helsingis ja seal on see Stockmanni nurk, mis on seal Aleksanderin kadul ja siis Mannerheimi tee seal nurga peal. Ja see on üks toredamaid jõuluaknaid üldse. Ma mäletan, et kui mul oli väga raske Soomes, et ma olin omadega hästi puntras, siis ma vahel lihtsalt läksin sinna akna juurde, ma võisin, päris ausalt, ma võisin tund aega seal seista ja nagu see, kuna see on nagu nurgaaken, et sa saad ühelt poolt minna, siis lähed sinna teisele poole ja seal oli nagu story, et seal kas siis inglid või päkapikud, kes sõidab karusseliga, kes kiigub, siis sajab lund, siis tuleb mingid laulud, siis saabuvad päkapikud, ühesõnaga see on nagu nukuetendus, mis seal toimub selline ja siis sa kogu aeg avastad mingeid väikseid asju, seal on nagu sealt nurgast avastad järsku Irte kodu, Ire pere elab seal ja ema keedab suppi seal ja iga kord, kui sa lähed selle akna juurde, siis sa avastad jälle midagi uut sealt ja see kuidagi, mäletan, et mul oli kurb, siis see aken kuidagi rahustas mind maha. Seal ma seisin, pisar silmes ja nüüd, kui ma lähen sinna tagasi nüüd hiljem ja iga kord vaatan seda akent, siis iga kord on erinevad storid, et loomulikult mitte ühed ja samad. Siis mulle lihtsalt meenub see aeg, kui mul oli väga halb ja siis ma mõtlen, et issand jumal, kui tore, et kõik halb möödub, nagu et tegelikult on nii, et sa lähed elus nagu ikkagi edasi, mitte ei vaju tagasi. Ja mul on nii kahju, et Tallinnas ei ole mitte ühtegi jõuluakent, mida lihtsalt minna ja imetada. Vaata, Londonis on ja Ameerikast ma ei hakka rääkimagi. Ja ärge öelge mulle, et see on nii kallis teha ja kuulge, mõned aknad, kaubamaja oleks ju ideaalne, vaata, kui palju suurt aknapinda sealt on, läheb niimoodi suurelt 2 poole veel, et teha mingi selline päris nagu jõulustoori ja mitte ainult jõulude ajal, aga muul ajal, need tulevad lihavõttepühad näiteks või mingid sellised põnevad teemad või siis kas või vabariigi sünnipäev või mida iganes, et sellele üldse nagu ei panustata või seal ma näen, et üritatakse, nüüd ma teen kaubamaja, tõmban õudselt maha muidugi ja siis mulle kindlasti kohe kirjutatakse, öeldakse, Saagin, kui sa nii tark oled, siis palun tule tee see oma unistuste aken ise, me anname sulle seal 2 plokki lausa, tee ja ise, mis sa tahad. Aga hea, siis on nagu lasipalatsos, et lähme istume seal 2 akna peal, kõik adventipüha. Ma sinuga sinna istuma lähen. Ma ei tea, mine kellega tahad. Ma lähen magama siin. Ja sa oled nagu see norskav jõuluvana, keda käidakse vaatama. Just. Ja siis sul on seal kõik need, ma ei tea, mis asjad ümber põdrad ja muud sellised. Ja nöpsik on seal kindlasti tuleb külla ja ühesõnaga, et selline imede või muinasjutu jutustamise oskus meie vaateakendel puudub. Tead, see oli korra, aga ja nad läksid täiesti pööraseks. Kõik minu kunstiakadeemias õppivad sõbrad tegid neid vaateaknaid ja siis nad läksid ikkagi täiesti pööraseks. Nad olid sellised radikaalse kunstiavaldused. Uduselt meelde ja siis mingid seal, ma ei tea, no jälle paljad inimesed. Ja mis iganes. Ja aga ei ole vaja minna nii üle võlli. Aga pärast seda läks kõik nagu väga taltsaks, kui keegi solvus ja pärast seda on need aknad seal sellised, et meil on ilusad riided ja meil on ja tegelikult siinkohal ma ütlengi, võib-olla ma tõesti ei taha palja nokuga meest näha seal akna peal. Et see ei ole, vaat nüüd ma tunnen, ma olen vanaks jäänud. Sa ei taha pühade puhul näha ühtegi nokut? Sinna, et ei, ma ei räägi pühadest, ma räägin vaateakendest üleüldse, unustame need pühad praegu ära.
aga ma mõtlen lihtsalt vaateakendest, et ma ei taha, seal võib olla vahel midagi radikaalset, aga noh, mitte pidevalt. rahu. Ei, ma ei taha ka rahu, ma tahaks midagi põnevat, noh, vaata inimesed tänapäeval mõtlevad, põnev on see, kui kisume ennast paljaks, no ei ole enam, see oli mingi aeg, oli põnev tõesti, kuna me ei olnud sellega harjunud, aga see on nii vana, see on juba tehtud, et keegi see Kermo Murer tahab oma emmi näidata, noh, see ei ole enam huvitav isegi, ma ütleks ausalt öeldes, et noh, ma tahaks midagi sellist ärksat, aga see mõte haakus mul küll, et EKA tõepoolest kunstitudengitele anda siis lõputöö näiteks, et seal mingitele kursuslastele ja las siis igaüks seal kaunistab mingi ploki sellest aknast ja selle alusel saab justkui hinde. Aga no ma juba jälle vaimusilmas kujutan ette, et seal läheb nagu käest ära, noh, seal toimub mingi mingil hetkel on ka olnud orgia. Covidi ajal ei olnud ka mingisugune laulud vaateakendel, et kogu see Viru tänav, kus me oleme ilmselt mõlemad ju ka mingi kruiisinud, et sa kohtusid seal inimestega, käisid edasi-tagasi, noh, kui inimestel ei olnud veel telefone ja nii edasi. Aga noh, nüüd ta on muutunud ju noh. Ta ei ole huvitav. Et seal ei ühtegi kauplusse. Mul ei tule Tallinnast ega Tartust ega ma ei tea Viljandist ega Pärnust, mul ei tule mitte Haapsalust, mul ei tule ühtegi vaateakent nagu meelde, et oleks mu pilku haaranud või olnud huvitav, et ma jään päriselt nagu vaatama. Milles see iba on, ma mõtlen, et kuidas ei ole võimalik teha midagi jutustavat või ägedat, et sa lähed, võtad oma lapsed kaasa, sest ma lõpuks käisin ju, mul oli poeg ju lõpuks pisikene, siis me läksime ikka jõulu Helsingisse ja vaatasime ka seda akent ja siis mina vaatasin teda, kuidas tema oli sellest nii lummatud, et see oli ja see ei ole keeruline, et noh, see on väga lihtne, ta on lihtsalt imeilusasti tehtud ja maitsekalt tehtud. Et seal on see üks niks, aga vaat seda niksu ei ole Eestis meil siin tabatud. Sellest see on kurb nagu. Sest mulle meenub, tegelikult on see päris selline tore lugu, et kunagi ülikooli tööna tegin ma lühikese mängufilmi, need oli vist 10 minutit. See oli ühe Jüri Parie lasteraamatu järgi Jõulud akendedega, kuidas 2 vaest poissi siis käib mööda vaateakna ja taguseid müüvad ajalehti ja mõtlevad, et milline siis oleks nagu see jõul, mis võiks neil olla, et sageli see unistamine isegi on päris palju ilusam kui see, mis nagu tegelikult juhtub ja vist paar korda ETV näitas seda jõuluõhtu kõige viimase filmina, ma ei tea, mis sellest saanud on. Jõulud akendadega Tartu stuudios lõigati see kokku ja siis Tartu stuudio oli veel vanas juugendmajas, mille Estika sai endale ja siis ma mäletan, et väike ingliriietes tüdruk seal oli ja kuidas ma seal, ma ei tea, ajasin mingeid generaatoreid kokku ja selline koolitööna, see oli nagu väga tore ja selline nostalgiline lugu ja tegelikult see oli just nagu selles ajas, kus pool asju oli veel valuutast ja pool ei olnud ja inimesed käisidki vaatamas neid valuutapoe akneid Tartu Raekoja platsi vaateakendel ja see on see just see unistuste see elu, et sa ei saa võib-olla kõiki neid asju endale lubada, aga sa nagu lähed ja seisad, nagu see window shoppingki on. No see täpselt seda on imeline ju, vahel käid kallite brändi poodide akende eest läbi ükskõik kus kohas, Pariisis, Milanos, New Yorgis. Mulle Rooma väga meeldib. Et seal on see need spetsiaalsed, eks ole, need brändi siis tänavad lausa ja sa ju väga naudid seda, isegi kui sa ei taha või ei saa kõiki neid asju endale lubada, siis see vaatamine ei maksa mitte midagi ja kõik nad on väga maitsekalt kujundatud aknad. Unistamine on ju tasuta ja unistamine peab tunnistama on sageli huvitavam, sest minu arvates on kingitused ka huvitavad ainult siis, kui nad on pakendis, sest pärast seda nad muutuvad ju peaaegu asjadeks, tavalisteks asjadeks. Et pakendi sees on selles veel mingit osa unistusena. Sellepärast peavad pakendid olema alati hästi kaunid. Alati kuidagi investeerige ka sellesse paberisse, sellesse võib-olla sellesse siidipaelakesse ja kõikidesse nendesse asjadesse, mis seal ümber käivad. Kuule, kas meil kirju ka on? Ja, meil on kirju ka. Kinni minevikku. Me oleme, aga see oli väga mõnus püherdamine minevikus. Ja ilmselt
on üks asi ka see, et ikka unistatakse kellega kohtuda. Mida siis teha, kui mehed kasutavad internetis, Tinderis, IHE-s, sa oled seal kunagi käinud? IHE, seal vist nagu on nagu otseselt. See on olemas üldse. Ma just mõtlesin, kas see on olemas. 7 aastat tagasi tehtud pilti, aga mis teha, kui kohtumisele tuleb paks ja kiilakas? No aga mida sa teed? Sa lahkud ju, sa ütled tšau, paka, nii lihtne see ongi. Noh, et pilt oli üks, mees on teine, ütled väga meeldiv oli tutvuda, nägemist ja ongi kõik. Huvitav, kui paljudele naistele nagu öeldakse, kuule Tinderi pildil sa olid palju ilusam, et ma täna nüüd lähen ära koju. No kindlasti mina vaatan, sa pead ju kokku saama kuidagi, eks ole, siis sa võib-olla seal, sa oled juba pildi pealt näinud, siis sa lähed kohale, sa ei näe seda naist, naine istub sul võib-olla seal nina all. No see on juba märk sellest, et midagi on hästi valesti tehtud, et nendesse Tinderi või kohtingu äppidesse enda imeilusaid pilte riputada on täielik suur viga, et pange natukene lihtsam pilt, natukene selline, ma ei ütle koledam pilt, aga pange endast nagu selline lihtne, neutraalne pilt, kust ei ole nagu väga üle meigitud ja üle tuunitud ka siis muude vahenditega ja siis see üllatus või ma arvan, see nagu vau-efekt on kordades ju meeldivam. Ja mis mulle endale eriti meeldib, enda sama kergitamast, mina ei väsi. On see, et mulle nii tihti öeldakse, inimesed tulevad ekstra juurde, kui me oleme mingil üritusel või sündmusel või me oleme esinemas kuskil, siis tulevad ja ütlevad, et sa oled Anu päris elus palju ilusam, kui sa oled telekas või pildi peal. Ja minu meelest see on nagu nii yes, et ja mõni küsib veel, ega sa ei solvanud. Ei, mõtle, kui õudne, kui ma oleksin nagu imeilus piltidel või telekas. Telekas ma ei ole üldse fotogeeniline, nagu juures olevalt pildid võib näha. Siis mõtle, kui ma oleks seal imeilus, kõik filtrid ja kõik asjad on ette pandud. Ja siis tänaval või kuskil seltskonnas tuleb inimene, vaatab, issand jumal, et on kordades jubedam nagu, et ma tahaks ikka, et on vastupidi, et see nagu upliftib mind kordades rohkem. Minu meelest see on palju ägedam. Mina alati tunnen nagu teatud kohmetust, kui inimesed hakkavad minu välimuse kohta nagu komplimente tegema, siis ma mõtlen, et issand jumal, et kas see on siis tõesti kõik, mis mul on või? Nii ei tohi mõelda. Ja ei, ma muidugi nagu tänan ja ütlen, et kõik see on nagu suurepärane ja nii edasi ja siis kui räägitakse, et sa oled viimasel ajal nagu tohutult nagu muutunud, et mida miks sa oled muutunud, ma tean, vaadake, tal on kõik need karbid, neid eliksiid. Terve see kõik. Jah, tal on ja siin on sinu üks lemmikutest. Babee selline keramiididega ma ei oskagi, seerum või selline nagu see on siuke ampull, siis just upliftib sul face'i ja tõesti Piret on neid kasutanud ja siis ja palun väga, tulemus on siin minu vasakul käel. aga selles mõttes, et vaata eelmises saates ka ju keegi saatis küsimuse, et kas see on nagu mingi omavaheline mäng. Ei ole, ma ütleme niimoodi, et 3 aastaga ikkagi see keskkond mõjub mulle arendavalt, et tekivad igasugused kohad. Harjumused, mida mul ei ole varem olnud või mida ma ei ole pidanud vajalikuks ja millal siis veel, eks ole, seda teha kui 50-selt, eks ole. Ära mehki täna õhtul maha võtta, mine homme niimoodi liikvele. Ei, ma kokkuvõttes käin. Oleks võinud veel lasta täna need tutikud panna ja siis nagu 3 päeva käiks ja plõksutaks ainult nagu ripsmeid. Et see ei ole nagu vist see, et sa selleks, et olla tõsiselt võetab, et sa olema nagu kole ja kanda Tõni Kampsonis naine. Ei. See on viitsimise küsimus paljudel, ma arvan ka, et on lihtsalt nii palju muid olulisemaid asju, kui kogu aeg oma välimuse pärast muretseda, et eks öeldakse selle kohta, et see on siis nagu madal enese hinnang, vaata, kui sa ei tunned, et sa ei kõlba sellisena, nagu looja on sind loonud, aga jah, vaata, mehed ei pea midagi eriti tegema, käivad duši ära, panevad endale mingit lõhnakest võib-olla peale
ja siis vaatavad, et enam-vähem puhtad riided on ka seljas ja juba on tehtud. Mõtle, kui meil oleks nii lihtne, et me läheks ilma meigita rahva ette. Aga see oleks nagu mingi mõttes ju ka rahva petmine, sest nad ju, sinu puhul eriti, nad ootavad ju glamuurset staari, et mõtle, kui sa läheks sinna, eks ole, potase ja dressiga, eks ole. Ma olen käinud ja vahel ma mõtlengi, et täna on see kord, kus ma lähengi hästi lihtsalt. Ma kas viitsimises on ka vahel tunne, aga ma mõtlen, aitab küll, et ma olen natukene nagu ma olen, aga see oleks vist, ma olen isegi korra proovinud, et mingile vestlusõhtule tulingi kuskilt otse, läksin üsna lihtsalt, see on kohutav pettumus. Inimesed on raha maksnud, et saad aru, et näha, et nad nagu ootavad, et sul oleks midagi väga erilist, isegi seljas, mitte ainult see. Nad küsivad, kust sa said. Jaa, see on alati põhiküsimus, kust need saapad on saadud, kelle kleiti see kannad, see on kui öelda rahvale, et saate kõik esitada ka küsimusi, siis ootad mingit väga sügavat sellist midagi mõistatuslikku ja siis sealt tuleb, et kus sa said need saapad? Kus sa need saapad said? See on klassika. Ma isegi algul see jahmatas mind pigem, siis mõtlesin, kas kõik see jutt, mis ma olen terve õhtu jooksul rääkinud, on nii tühine, et inimene on vaadanud kogu selle aja minu uhkeid saapaid näiteks. Aga see on ka hea nipp vahel selles mõttes, et kui sa tunned, et ma tõesti ei oska või oled natukene ebakindel, siis üks hea selline nipp on mul küll inimestele, mida artistid hästi palju kasutavad. Ma mingi hetk nagu jälgisin seda. Sa lähed näiteks esinema või kas või seltskonda, aga just esinemises või teles või mingit sellises avalikul olengul või üritusel. Üks või kaks asja pane sädelevat alati. Kus mul need käevervud klõbisevad siin täna. Et ma korra panen nad ära, need tõesti klõbisevad natukene, aga ma olin liiga ahne miisu, ma panin kõik korraga endale muidugi külge. Oleks piisanud ka ühest. Eelmist saadet järgi auhinna saab see, kes loeb kokku, mitu prossi oli Anu Lipsul. Aga mis ma tahan öelda, et võib olla nagu sädelev asi või eriti, kui sa laval oled, et see tõmbab nagu selle, see on nagu mingi spot või sest tähelepanu ja see hajutab natukene vahel ka seda, kui sa lolli juttu võhed suust välja. Mingid sõnad lähevad meelest ära, kui on pähe õpitud tekst peab olema. Et see mingisugune selline klikk või sädelus, kas või kõrvades või vöö näol või kingadel on mingisugune väike selline ekstra, aga see peab olema just selline sädeluse kikk. Et sellepärast mul on tohutult hea meel, et me selles saates kanname selliseid väga erilisi ehteid, et firmalt. Monamee, jah, minu hing, et need on, minul on raskekujuline sõltuvusest käevõrust, kus ma sain kirja peal, õnn on siin, siis ma vaatan mul on ka täna see. On või? Need on nüüd 2 kirjaga. Et nüüd sa tead, et sinu õnn on sinu vasakul käel täna. Okei, et siis sa vahepeal, kui sa päeva jooksul nagu kannad on ja sa mõtled, et kus see õnn on? Jaa, siin, vasakul käel, paremal käel. Nii hea meeldetuletus on. Kusjuures minul on täna need rätsed tööna valminud kõrvarõngad, sest mulle meeldi väga nagu säravad ja kärtsud asjad ja siis mõtlesin, et ma tahaks, et need oleks natuke lihtsamad ja siis meie ehtekunstnik Relika võttis tangid välja ja vahetas ära ripatsid. Wow. Et see oli nii nagu minu jaoks tõsine selline. Väga hästi ilusad, sellised natuke veripunased, sellised tilgad ripuvad hästi efektsed. Just ja ma loodan, et kõik need imelised putukad ka jõuavad igale poole, et meil on isegi selle Panettone peal liblikad ja väga selline kevadine vaib tekib siia. Aga kust me kõik selleni jõudsime säravatest asjadest? Ma tahtsin öelda, et ma kunagi kooli ajal mängisin orkestris ja mida meile õpetas dirigent, ütles, et pillid peavad läikima ja vorm peab olema triigitud muusikast, nagu nii keegi ei saa aru. Ma arvan, et see kehtib ka avaliku esinemise kohta. Ja see oli nagu minu abikaasa ütles alati, et kui ma pablasin enne mõnda saadet või midagi, ütles, kõige olulisem on väljanägemine. Näe välja atraktiivne, ole ilus. Olgu sul väga huvitavad omapärased riided ja ehted ja tühja, mis sealt suust välja tuleb siis.
leia ideid igaks päevaks. Kvaliteetsete toodetega suudab igaüks valmistada imemaitsvat toitu. Well done! Nüüd saadaval ainult Maximas. Kusjuures see on nagu täiesti veider, et noh, kui ma 25-aastaselt tegin esimese jutusaate, siis mul oli moekunstnik, ma arvan, Anu Lensmendi või kellegi käest laenatud mingist erilisest materjalist pitsak ja pool arvustust, mis selle saate kohta siis oli, rääkis pintsakust ja välimuse kohta. Ja noh, et selles mõttes, et pandi tähele ja siis oli nagu see pööre nagu sellest, et sa kusagilt toimetuse tagatoost tolmusest oled välja lastud, oli nagu nii suur ja näed, palun väga moekunstniku kostüüm, nii edasi, et alati tegelikult inimestele meeldivad muinasjutud ja üks nagu kõige meeldivamaid süžeesid on Tuhka Triinu lugu. Jah, absoluutselt. Ja paljud produtsendid on öelnud, ma ei hakka siin saatejuhtide nimetusi nimetama. Meil on siin Eestis väga selliseid kompetentseid ja väga tarku saatejuhte, kes on siis avaliku sees on ja nad tõesti on nagu ajud, ütleme niimoodi, aga produtsent või siis saate toimetaja või keegi on neile pidanud siiski ütlema, et tead, kõige olulisem ikkagi on, et sa peseksid oma pea puht. ei hakka siin mul oleks kohe näiteid tuua nimelisi, aga ma ei tee seda, sellepärast et need inimesed võivad saada väga kurjaks ja nad on kättemaksu himulised. Huvitav, kas sa räägid meestest või naistest? Naistest. Tõesti. Nii. Naised ja üle töödeldud pildid, pettumus mehele. Kas joosta? Küsimärk. Kas mees siis peaks jooksma või? Ei tea täpselt, aga kokkuvõttes see on sama nagu nii ja naapidi, millest me rääkisime. Ei, ma arvan ka, aga teisest küljest jällegi ma ei tea, kas ületöödeldud pilt on nagu kõige hullem asi, mis maailmas juhtuda saab. Minu meelest kõige hullem. Üldse ei tule kohtingule. Ei, minu meelest kõige hullem asi on see, et sul tuleb kohtingule imeilus inimene, olgu see siis mees või olgu see siis naine. Ja kui ta teeb suu lahti, number 1, seal suus on väga koledad hambad. Number 2, sealt suust tuleb väga halb lõhn. Number 3, see inimene räägib lolli juttu. Kõik. et sa võid olla imeilus ja ma tõesti tean meie siin ringkondades ka imeilusaid mehi ja osad on nendest avaliku elu tegelased, ma seekord jälle ei hakka nimesid nimetama. Ja see kõik ilmub Anu eluloo raamatus. Ja nad ei leia naisi, nendel on hästi lühiajalised suhted kogu aeg. Miks? No ongi see, et kui sa selle mehega hakkad suhtlema, sul ei ole taga pikemalt kui üks õhtu mitte millestki rääkida. Ta on lihtsalt nagu iluasi. Ta on iluasi, jah. Nii kahju. No, aga naised tihti on ju iluasja rollis nagu selle eseme, nagu vaas, nagu lilled, nagu šokolaadikompek rollis. Ja meestele see väga meeldib, kusjuures seda ma pean küll tõdema, et ma vahel olen isegi mõnelt mehelt küsinud, et sa oled nii tark mees, no tõesti, edukas, tark, kõik, kas just kõige ilusam, aga see pole mehe puhul absoluutselt oluline. Ja sa elad juba tõesti pikemat aega koos sellise jutumärkides huvitava naisega, imeilusa naisega, aga mida? Millest te räägite? Või ja tead, mõni mees, natuke võib-olla rohkem šampanjat ka nautinud ja ütlebki, tead, mul ei ole see oluline. Ma ei viitsi tarka naisega kodus jahuda. Ma ei viitsi. Mul on olnud naine või naised, kellega ma saan arutada nagu ärilisi strateegiaid ja kas see on nüüd õige samm ja kas ma peaks tegema nii ja see on ka väga põnev ja huvitav olnud. Et tegelikult su aju tahab puhata. Kui sa oled päev otsa, see ragisenud siin kupli all ja siis sa tahad koju minna ja sa ei viitsi hakata jälle analüüsima võib-olla selle päeva seiku või mingeid olulisi asju või mis võiks nagu nüüd ette võtta antud olukorras. Tahaks, et sul kodus oleks armas, pehme, kiisu, miisu, kornur, miau.
ja väike šampanja lonks või väike veinilonks ja siis te lihtsalt nurrute, võib-olla panete mõne hea filmi, paitate teineteist ja lihtsalt su aju puhkab, see on seesama, kas sul ei ole vahel, et sa lähed koju, sa oled nagu nii üle töötanud, sa ei taha mitte kui midagi muud telekast vaadata, kui lihtsalt mingit saasta. Totaalset saasta, ma ei hakka neid saate nimesid praegu ütlema, mida ma vaatan, aga see on nagu nii totaalne kräpp, et noh, siis mul on täpselt see tunne, et ma võtan, teen siit nurgast kolba lukust lahti, klõps, nii, kaane pealt ära, võtan aju välja, panen riiulile, kuppel kinni, lonks šampanjat ja lihtsalt jõllitan nagu, no ongi nagu kala pilgul, vaatan mingi totaalselt kräppi, mida ma kui ma ei tea, kui ma isegi ütleks mingitele inimestele, et me sellist saasta vaatan. Aga mina arvan, et seda teevad kõik salaja. Ei, mina olen täiesti samamoodi teinud, ma mingil hetkel avastasin, et mingil segasel põhjusel kõik inimesed teavad, mida näitab saade nimega Maahommik. Et inimesed on, ma ei ole vaadanud. Inimesed on ilmselt nagu reede õhtul käinud väljas, joonud ja siis mingisugusel segasel põhjusel nad lülitavad sisse laupäeva hommikul televiisori ja saavad aru, et nad kuhugi ei pea minema ja siis nad vaatavad saadet Maahommik, et kus vahepeal nagu lehmad jooksevad ja siis mitte just teletups, aga midagi muud sellist, et samas ma saan sellest mõnes mõttes sellest ajusurma soovist nagu aru, aga mitte nagu võib-olla nagu paari suhetes. Mina pean vahele ütlema, see on, ma mäletan, kui mul laps väiksem oli, siis mul oli ka must have oli ikkagi see, et klõps telekas käima, sa oled ise veel voodis, telekas mängib, siis oli veel Prillitoos tuli ja siis oli Buratino tegutseb jälle mu täielik, totaalne lemmik. Minu meelest Margus Saar oli selle produtsent, miljon tänu sulle selle saate eest. See päästis mu elu mingid 100 kordi, kuigi ma ei usu, et seal oli 100 osa. Ma võisin neid uuesti vaadata. Lihtsalt see Artemon ja kogu see kamp, see oli nii metsikult naljakas. See meeldis lapsele, see meeldis mulle, see meeldis vanaemale, see meeldis minu soomlasest mehele, kes mitte essugi aru ei saanud, mis seal toimub, aga seal toimus selline vadistamine ja trall, et see oli nagu nii tore. Ja nüüd mul on vahel, et ma olen maal ja ma panen hommikul mängimist, seda korratakse seda Buratino tegatseb. Ma olen täiesti õnnejunni. Ma lasen sellel taustal joosta ja mul vaata jällegi nagu assotsieerub see nende turvalise kodusoojuse sellise mõnusa tundega, et see on ülioluline või et telekas tuleb aeg-ajalt, vaata siin me oleme ja mehed ei nuta ja kõik, see võib mul taustal joosta, need tsitaadid, need pärlid, mis sealt tulevad, see on nagu, vaat see on õnn. Vaat kui keegi küsis, mis on õnn, see on õnn. Rahulik hommik. Just. Ja siis ma olen mõelnud ka, siis mul sõbranna Reet, kes teeb Buduaari saadet, on öelnud, et see mees kommenteeris seda ja ütles seda ja millest sa räägid, mehed vaatavad Buduaari saadet. Ei tea, mis naised paned klõpsti hommikul peale, mehel on ilge tuumapohv meil on. Ja siis ta peab, seda on sunnitud vaatama. Ja siis mehed teavad küünelakkidest kuni kreemideni. Nemad vaesekesed mingites oludes on need, kes peavad selle kõik kinni maksma. Et siis on mõistlik olla teadlik sellest, palju üks või teine iluteenus maksab. Üldiselt hämmastad, et mehed teavad mingeid nüansse nagu, et me teeme vahel Reeduga ka sinna Buduaari saatesse mingid sketše täiesti haigeid. Ja ega ma ei vaata seda saadet. Aga siis mingi inimene tuleb ja ütleb mulle, oi, see oli nii naljakas, sa olid seal selili, nagu mingi kärnkorni aelesid seal kuskil, mis asja. No seal, selles Buduaari saates, ta ei tea isegi seda nime, selles ilu saates mingis. Et ühesõnaga, et see on
põnev fenomen jah, et see kusjuures viimati ma nägin seda sketši üle teie õladena, et ma olin sügavalt hämmingus, ma saan aru, et te olete lavastanud sketši, kus sõbranna Reet mürgitab ja müüb su maha geeniteadlastele, et nad selgitaks välja, miks on Anul selline geen, et Anu ei vanane ja siis on kaasatud sinna tohutu industry, mingid maskides mehed, limusiinid ja kõik muu selline, et prouad rokivad täiesti ja siis ma vaatasin seda, see meenutas mulle ühte teist filmi. Ma ei tea, kas sa oled näinud Absolutely Fabulous. Täiesti nagu sama tandem, 2 kreisid madammi. Üks teeb nüüd reisisaadet ju ka veel. Just, mu lemmik, üks lemmikutest ka. Et ja me oleme, ma arvan, et me oleme siin Eesti turul kohalikud Absolutely Fabulous et ma arvan, daamid. Et teile tuleks... Vanja voolab. Tead, Reedu puhul on natuke kurb see, ei usuks, ta on hästi open-minded nagu ja kõige hullustega kaasa. Mul on mitu korda vajunud nagu multifilmis lõuks sinna Kremmi laua peale, ma kuulen, mida ta räägib. Ta on meie meikar, kus juures tema teeb meil ka meigid, aitäh Reedu. Arteco toodetega ja meil on Arteco tooted kõik näos. Et tema teeb meigid ja mina ütlen sinna, tuleb panna salakaamera sinna meigilaua juurde, sest need jutud, mida me seal räägime, on 10 korda põnevamad, kui te siin kuulete. Et me oleme natuke niimoodi nagu üritame. Sordiini all olla ja et see, mis tagatubades toimub ja millest naised räägivad, jah, me räägime teie emmist, jah, me räägime selle pikkusest, laiusest, suurusest, jah, me räägime... ma sellel päeval vist puudusin, ma ei kuulnud. Millal järgmine kord on linast? Jah, me räägime kõik, kui kellelgi on uus peika, siis ikka jõuame oma aruteludes sinna püksi ka lõpuks ja nii edasi. Rahakotti absoluutselt alati. Ma tahangi mõelda, et kuhu meestest rääkides naised ikkagi lõpuks jõuavad. See on huvitav, et kui sa hakkad mingist mehest rääkima, sõbrannal on mingi uus mees, siis mis sa esimesena arutad? Kõik vaatad visuaali. Reedu teeb alati ka niimoodi. Ta raha ka on või? Seda ütled sina, mitte tema. Tema ütleb teda palju halvemini. Mul ei ole raha vaja. Ei, sina ütled Reedule, kui ta mingist uuest mehest räägib, aga tal ei ole ju raha. Või tema võib-olla. Sina oled alati see kuri kuninga tütar. Ei, tema küsib, see on nonsense. Ta ütleb, kas ta raha ka on või? Aga tal on mingi teatud fraas. Aga see, mis me räägime, on ikkagi hästi lihtsad teemad. Lõpuks ikkagi see raha, me ei vaata 18-aastaseid on ju ega 20-aastaseid, et millised suhted on olnud, kes need naised on, kus juures see on ka mingi teatud kvaliteedimärk mehe puhul, naise puhul samamoodi. Kes on tema eksid olnud? Ja siis sa natukene mõtled, tal oli see, Miss Estonia, wow. Ma nagu liialdan natuke. Ühesõnaga see on ju, siis sa juba kaardistad ära, tal on need ja need elukaaslased olnud. Sa vaatad, see oli täitsa napakas, oh my god, ei saa võimalik, nad olid nii kaua koos. Siis ta on küll natuke Ühesõnaga kõik need asjad räägitakse ära, kes on eksid olnud, siis Reedu teeb veel ühte asja, sest ma ei saa öelda, et ta vihastab, kui ma selle välja ütleksin. Ta ei saa välja lõigata. Ja ma ei saa seda öelda, jah. Aga on mingid teatud asjad, millest räägitakse ja lõpuks jõutakse sinna püksi ka loomulikult, et varustus oli tipp-topp. Või siis aga Reedu peab ise neid lugusid rääkima, et on igasuguseid asju olnud siin. Aga kõik need asjad lahatakse ära ja mina arvan, et mehed teevad samamoodi tegelikult. Et mina vist mõtlesin mingi hetke, et mehed ei viitsi, et nad ei ole nagu sellised klatšimoorid nagu naised. Tegelikult nad on hullemad kui naised. On hullemad, sest mina sattusin ükskord spordiklubisse, kus selgus, et meeste ja naiste sauna lahutas omavahel õhuke sein. Ja ma ei oleks tõesti arvanud, et need inimesed, kes minuga sama spordilaagris olid, nagu selliseid teemasid seal viljelesid. Aga too näiteid. Ei too näiteid. No mõni näide, mina räägin kõigest avameelselt, Piret ei räägi. Ei räägi, jah. No ka sa ei räägi ju nimeliselt. Ei, ma ei räägi nimeliselt, jah, aga et tegelikult ma tahtsin üldse jõuda selleni, et inimesed ju me tahtsime kõige huvitavamaid asju. Jaa, huvitavamaid asju. Ei, selles mõttes, et nad ei rääkinud naistest üldse mitte. Oi, ja millest? Autodest ja mootorratastest? Minu arvates nad rääkisid tervisest.
See oli minu jaoks nagu üllatav. Mis mõttes, et mul valutab siit ja sealt või? Ei no selles mõttes nad arutasid oma mingisugust vastupidavust, võimekust, kõiki nagu... Voodis vastupidavust? Ei, voodis ei arutanud. Kus siis? Autoroolis? No spordis. Spordist rääkisid sauna? Jaa, saunast ja siis veel igasugused nagu need tohutud nagu tegelikult esinemised üksteisele erinevate teemadega ja kõik see muu. Mulle tundus, nagu ma oleks meeste sauna saatnud. Naistest ei rääkinud sõnagi või? Naistest ei jõudnud rääkida, kui siis räägiti oma naistest ja sellest räägiti pigem nagu autost või nagu mingist tarbeesemest. Vasak jalg tõuseb rohkem kui parem. Jah, et ma ei tea, silmad olid punnis, aga muidu on vist elus. Ei, ma ei tea, selles mõttes oli nagu kummaline, aga minu arvates me tegelikult nagu ei vaja internetikeskkonda, et me vajamegi just sellist sootsiumit, nagu on naistel juuksuris või meestel saunas või meestel garaažis või et tegelikult inimesed tahavad üksteisega päriselt rääkida, et nad ei taha ennast varjata mingisuguste, ma ei tea, võib-olla uhkete õhtusöögilaudade või kokteilipidude taha, et tegelikult selleks ei ole ju midagi väga palju vaja. Ja sageli satud ka ju inimesega jube hästi suhtlema, kui sa sõidad taga kuhugi koos, et autoroolis on näiteks väga mugav ka mingite inimestega suhelda, et sa ei pea otsa vaatama ja saad rääkida mingisugused lood ära ja samas on nagu maastik muutub, ei ole piinlik ja nii edasi, et aga see teie see nagu see just see naiste keskkond, mingi turvaruum, kus sa saad olla see, kes sa oled, paugutada nii nagu tahad ja pärast keegi ei saa öelda, et oi issand, mis ta nüüd ütles, eks ole, et sa saad olla turvaliste inimeste keskkonnas, kas siis mehena või naisena, väga mõnus. Kõige kurvem on see, mind on nagu elu natukene ikkagi õpetanud, et see isegi, mis sa räägid siin, nagu sa ütled, turvakeskkonnas sõbrannadega või sõpradega omavahel, siis nagu seda piiri peab tunnetama, et kus sa nagu üle lähed, sest kui sa räägid kellegi kohta ikkagi midagi väga spetsiifilist või väga isiklikku, siis ole 100%, 101% võid kindel olla, et see inimene ühel hetkel läheb kellegi kolmanda juurde, räägib, aga Anu näiteks rääkis seda tollest või rääkis selle asja kohta nii. See öeldakse lõpuks kuskil ikka välja. Ja mis on kõige kurvem selle asja juures, et võib-olla sa isegi ei öelnud seda nii värvikalt või radikaalselt. See on nagu telefonimäng. Ta ikkagi seda võimendatakse, on ju. Võib-olla tuuakse, et ta ütles sellisel toonil või tehakse, mängitakse kaasa või pööritas silmi seal või ütles natuke nagu nipsakalt või ühesõnaga veel see värving antakse juurde ja see on jube vastik, seda ma olen kogenud mitmeid kordi. Aga siis sa jätad selle pigem nagu parem ütlemata. Ja see on, mul on sellest nii kahju, sellepärast, et vahel tahaks vabaks lasta, laks täis juua laua alla ennast ja rääkida asjadest nii, nagu nad päriselt on ja öelda inimeste kohta, mida ma päriselt tema kohta arvan ja nii edasi, aga sa tegelikult siin... Väga hea, teeme 100. saate, kus me ütleme kõike seda, mida me mõtleme ja siis pärast vaadaku. Advokaadi paneme sinna nurka, siis ta vaatab, arvutab vahepeal kokku, kellele kahjunõuded tulevad. Ma kunagi olen ju olnud selline, vaata, ma mõtlen, et kunagi ammu, kui ma paugutasin kuskil ajakirjas, intervjuudes, saadetes, ütlesingi kõik asjad otse ja ilma mingisuguse piduriteta välja ja mõned hindavad mind selle eest, aga täna ma olen tõesti nagu vaos hoitud lambuke võrradles sellega. Jube hea tunne oli, täiesti mõnus tunne on öelda nagu otse näkku. Kui sellest tead, mida tänapäeval mingid erinevad noorte seltskonnad teevad, et ma olen aru saanud, et kui nende jaoks on turvaruum, siis nad kasutavad kõiki neid sõnu, mida poliitkorrektses keskkonnas ei kasutata. Ma ei tea, seal, ütleme, homo... Pederast, neeger. Jah, just kõik need asjad, mida tavaliselt ei öelda ja sa ei kujuta ette, kuidas nad seda naudivad. Kui nad on kasvanud üles nagu sellises kohas, ei, seda ei öelda, nii ei öelda, selle kohta ei saa öelda, et mingil hetkel lasta nagu otsad vette, et mõnikord võib see olla nagu erakordselt vabastav, vägisõnadel ongi vägi sees. See on puhastav. Et vahel käratada kellelegi, käi vittu, väga mõnus on. Oi, see vitu saatmine oli mul eriline lemmik veel, kui ma Soomest tuli. See on Soomes nagu mingi sidesõna. Nii tavaline, nagu meil kurat. Et see vittu saatmine oli, oi, ja mul oli see küljes kõvasti ja mul läksidki kõik asjad vittu.
kuule, meie saade hakkab lõpukorrale jõudma. Me rohkem küsimusi ei loe ette. Ja ma praegu me ei jõua sellepärast, et me peame tänama ka oma armsaid sponsoreid. Šishist juba rääkisime pikalt ja Nuptsikust ka siin. Glögi mainisin ära. Kalev on meid, endiselt saabuvad siia piparkoogid, kommid, šokolaadid. Meil on pakkuda siin mandlit piimašokolaadis ja mis see siis on riisikrõbinatega pralineekomm. See on mingi uus talve. Tahad igavesti noor olla, siis söö mandleid. Mandlid on 3 mandlit päevas. Oled igavesti noor. Aga meil on siis Kalevi šokolaadi lisaks ka teistmoodi šokolaadi, mis on siis ilma suhkruta, et kes ei taha väga magusat tarbida, aga kuna siin on suhkruasendaja, siis ega see magusus ei ole sealt kuhugi kadunud. Ja looduslik, et see ei ole mingisugune selline suvaline, et see on täiesti patuvaba šokolaad. Ja kas sa kallaksid mulle seda hästi puhast vett? Ja mis on erakordselt edukalt filtreeritud, see on ka praegu surematu sketš. Me oleme nagu mingis 80ndate koduperenaistele mõeldud hommikuprogrammis. Milline suurepärane vesi on? Ta on ka jahe kuidagi, kuidas see võimalik on? Minu arust see on stuudios täna külm. Et see ei ole nagu jäine kann, kus on ka nagu jääkuubikud sees, aga minu arvates, kas see karp, mis seal sinu juures on, ei ole midagi, mida me saame inimestele ka praegu on see, ütleme niimoodi, et kas ta sisaldab midagi ja siin on erinevaid maiustusi ja asju, mis lähevad. Aga näita teistpidi, miks sa ise vaatad teistele näita? See ei näe üldse nii ilus välja. Et ma arvan, et see vajab täiendamist. No vaata. Kuidas ta ei näe? Imeline. Ennem palju rohkem asju. Issand. Siin on ju imelisi asju. Christmas nuts and cinnamon and stars. Siis siin on Save the Bees. Šampoon ja balsam. Mõtle mingisugune meie teema on see wellnessi kink ja karp on siin. Siin on St. Moritzi kinnas. Ma tean et sa saad sellega hõõruda omale laiali selle päevituskreemi. Ma arvan, et need asjad on sealt välja. Jaa, see St. Moritz oli siin sees. Siin on siin säraandev selline kreem, mida soovitan kanda kehale. Ajal palun väga inimesed pange ennast sädelema, määrige ennast üleni kullaga sisse ja särage nagu täiskuu. Pühad on möödas piret. Minu jaoks on kogu aeg. Ja see on see karp ja kirjutage meile palun skandaalne@delfi.ee ja te saate kingitusi. No sokisahtel on ka täiesti hulluks läinud. Siin on nii palju põnevaid asju. No mulle on pikad sokid, on lühikesed. Need on kujundatud meie nöpsiku järgi. Just, et kõik on olemas. On glitterit ja on lihtsamat sorti, on täpikest, on porgandit ja siis meil oli, midagi ma tahtsin, nahrin. Siin on nüüd praegu küll metsamarjadega selline tinktuur ja siis on see vist see kübar, mis see siis oli see? Päevakübar. Külmetushaiguste vastu. Tinktuur, jooge seda sisse. Päevakübar. Mina avasin siin vitamiin D kompleks, et see on ka üks suurepärane asi. Ma vaatasin, et karp oli täitsa... Oli juba lahti või? Oli juba lahti, jah. Et saad täiesti võtta, et D-vitamiinist ei ole Eestis kunagi küllalt. Kuigi ma pean ütlema, et minu poeg võttis, ma imestasin tõesti, seda vedel D-vitamiin on ka olemas, et neil on selle alla, muidu see põses punnis. Ja seda vedelati ja siis tarbis üle, läks tegi need analüüsid on ju, et inimesed ka, ma tuletan hästi meelde, kui te tarbite toidulisandeid, vitamiine, siis tehke ikkagi ära oma veretestid. Enne, kui te tarbima hakkate. Siis te teate, mida teil on vaja. Just, et mida teil on päriselt vaja. Võib tegelikult isegi D-vitamiini. Mina veel rahustasin maha, et seda ei ole võimalik Eestis üle tarbida, et inimesed kannatavad selle D-vitamiini puuduse all, isegi suvel on ju mõned inimesed. Aga kui sa tõesti nagu lähed hulluks ja
nii-öelda tarbid üle, siis see ei ole absoluutselt, see võib tervisele kahjulik olla. Nii et mõistlikkuse piires paluks igasuguseid asju tarbida, räägib siin Saagim, kes ainult toidulisanditest elatub. Terviseminister, ma arvan, tunneb sulle rõõmu. Ja Jolle tahetakse ju, kas ta sai juba selle? Ei saanud. Kuramus, ei saanudki sulge sappa. Nii, okei, aga siin, mis tooted? Need on kanep, jah, aga nad on erinevad siis Ecolatier, Prantsuse firma ja siin olid sinu seerumid, need on Pireti lemmikid, seerumid Piret on muutunud. Ja olen muutunud säravaks ja Neutrogena, sellega ma ka temputasin, et need on erinevad silmaümbruse ja näoniisutajad, et neid on hästi lihtne peale kanda ja siis kõik need imelised massaaži asjad. Aga ma pean eriliselt ikkagi Maximat tänama ja Maxima paneb ka kingitused on pannud siin laiali. Paned nöpsikusokid ära. Et siin on sellised ikkagi well done tooted, mis on ülikvaliteetsed, ülihead. Et siin on, mul oli Viigi-Mari tumedas šokolaadis, no täiesti. Ja isegi see on Maximast ja ka well done. Ja me sõime pool kooki ära, jah, 8 anuga. Oi, meie suurepärased putukad pudenesid sinna sisse, et see on selline kook, mis sisaldas pistaatsiat, erinevaid seemneid, porgandit, hästi mahlane ja väga erinevate maitseid. Seal oli spiruliinat isegi sees. Just, ma mõtlesin, et porgandi veel mingisugust asja, siis vetikaid, nagu ülitervislik. Ma ei ole sellist pätsi enne näinud, nii tervislikku. Ja nüüd meie jääme siia saia pugima ja teie lähete võtt meile kirju kirjutama, et saada neid erinevaid suurepäraseid pakendeid ja kingitusi ja kohtume teiega juba järgmisel korral. Aitäh! Yeah, she's a super girl. Hea tüdruk. Super girls don't